tere tulemast Liveni kolmanda kvartali auditeerimata majandustulemuste tutvustusele ja tere kõigile neile, kes otsustavad meid järgi vaadata. Läheme siis kohe teele ja jälle kõigile meeldetuletuseks, et kui te soovite küsida küsimusi, siis kohe tutvustada, kuidas see käib. Mina olen Andero, juhatuse esimees ja minu kõrval on Joonas Joostatud finantsjuht. Ja küsimuste küsimiseks on siin all paremal nurgas selline ikoon, mille peale vajutades tulevad lahti tegevused. Seal on olemas küsimused-vastused, kuhu te saate siis oma küsimusi kirjutada. Ja kõigile uutele siis, et Liven on elukondliku kinnisvara arendaja. Enamus projekte on Tallinnas, üks ehitus on käimas Berliinis, kuhu vaatame projekti juurde. Meie maaportfell viimasel kvartalil natuke täienes ja meil on siis ootamas arendust rohkem kui 1600 korterit, peamiselt need kõik Tallinnas või Tallinna lähiümbruses. Eelmine aasta olime Emori järgi kõige mainekama arendaja Eestis. Ja kui vaadata kolmanda kvartali näitajaid, siis müügitulu tuli peamiselt siis ise ära projekti ridaelamute üleandmisest, kus siis valmis järjekordne etapp ja sellest etapist umbes pool andsime üle. Ülejäänud pool siis liikus neljandasse kvartalisse või siis osad kodud ei ole ka müüdud. Selline 5,1 miljonine tulemus, käibetulemus tänaste projektide kasumlikkuse juures võimaldab meil jääma nulli jääda, sellest ka 0,1 miljoni puhaskasum. Ja peamiselt siis ootame ikkagi aasta lõppu, kui kõige suuremad üleandmised saavad olema Regati projektis, mis ka siis oktoobris algasid ja mis toovad kõige suurema käibe. Ja tegime headest uudistest veel, et tegime kokku 60 uust võlaõiguslikku müügilepingut, et see on kolmandas kvartalis rohkem kui esimeses kvartalis kokku ja kogu number on siis praeguseks 116. Et eelmine aasta oli samal ajal 95, eelmine aasta kokku oli seal 121. Natuke peale, alla 130. Natuke alla 130. Et tänane aasta müükide mõttes läheb kindlasti paremini kui eelmine aasta. Kliendi tagasiside võrreldes eelmise aastaga on märgatavalt paranenud ja lisandus siis 343 uut elu äripinda arendusse siis läbi uute ostude, mis me tegime. Nüüd natukene veel täpsemalt müükidest viimase kvartali ja 9 kuu jooksul, et kuna üleandmisi oli vähe, siis paisus rekordiliselt kõrgeks meie siis müüdud, aga ehituses veel olevate korterite maht. Müügikäibesse väljendub kokku 56,1 miljonit. 39 miljonit sellest valmib sel aastal. Peamiselt siis Regati projekt ja mõned ise ära ridaelamud veel, mis jäid üle andmata. Ja siis 16,2 miljoni eest on siis järgmisel aastal valmivad hooned. Ja kui projektidest täpsemalt räägin, siis on selle kohta ka täpselt infot. Müüdud sai valmis asju 2 miljoni eest, mis siis müügileping läks kohe ka muutus käibeks, läbi selle, et oli võimalik valmis asju üle anda. Ja 3,1 miljonit oli siis varasemalt ette müüdud. Varasemalt ette müüdud asjade üleandmine, mis peamiselt mida ära ridaelamute näol. Ja olulised sündmused veel, et oli päris mitu ehitusalgust, et Luuslangis jätkasime siis teise etapi ehitusega, kokku 39 kodukorterit. Olemuse projektis Nõmmes alustasime 72 koduehitust, mis on kokku 12 väiksemas majas. Peakorteri projektis, mis on siis ühisprojekt oma grupiga, 67 koduehitus ja ise äras järgmise etapi ridamajad, 30 kodu ja oktoobris algasid ka firmalise projektis, mis on seal kõrval vahetult ja ka ise ära kortermajades, 28-36 ühikuks vastavalt. Ja müügiga seotud sündmused, et kolmandas kvartalis siis sai lõpuks esimesed müügilepingud sõlmitud Woongardeni arendusprojektis Saksamaal 3 tükki kolmandas kvartalis. Nüüd üks on siin neljandas kvartalis veel juurde tulnud ja ise kokku on siis 24 korterit sealt, et saada sellest aru. Ja ise ära teise etapi ridaelamute kodude valmimine oli üleandmine, mida juba mainisin. Tegelikult oktoobris
jõudsime ka sinnamaani, kus esimesed Regati kodud anti tulevastele koduomanikele üle. Toimus veel 2 kinnistu soetamine, mõlemad siis enampakkumised, avalikud enampakkumised. Üks on Lasnamäel Linnamäe 21 ja teine on Haaberstis Järveotsa 16. Mõlemad puhul on vajalik detailplaneeringu tegemine. Et Lasnamäel me muidugi otsiks hea meelega sellist kinnistuid, kus kohe alustada, sest seal suunal meil projekte ei ole. Samas Järveotsa Haaberstis sobib meile hästi maaportfelli, et me usume, et selleks hetkeks, kui see detailplaneering on tehtud, on meil suurem maht kõik ära müüdud, mis need projektid praegu töös on. Peamiselt siis ise ära ja Luusnal. Siis oluline veel, et saime Juhkentali 48 kinnistu detailplaneeringu kehtestatud ja nüüd alustasime siis järgmiste tegevustega, et liiguksime ehitusloa poole ja Regati esimeste üleandmisi juba mainisin. Nüüd üldist müükide seisu vaadata, siis keskkond nüüd väga palju muutunud ei ole. Küll Liveni müügid võrreldes 24. aastaga on palju paremad. Kui vaadata sellist müügi suhtarvu, siis see tipp tehti meie vaatest suvel, siis kui me saime hästi palju broneeringuid seoses uute etappide algusega ja nüüd 3. kvartalis on läinud palju vaeva sellele, et need broneeringud siis muuta võlaõiguslepinguteks. Nii et mõned broneeringud on võib-olla ära kukkunud, mõned on asemele tulnud, aga selles nädalases müügi suhtarvus me võtame arvesse vahetult seda kliendi tulemist ja ka broneeringut, mitte ainult võlaõiguslepingut. Sest vastasel juhul meil on võib-olla liiga moonutatud pilt, sest me tihti kogume neid broneeringuid tükk aega ja siis on muutuvad ühe korraga kõik võlaõiguslepinguteks. Aga see nädala müügi suhtarv näitab vahetult sellise klientide tulekut, kes siis kirjaliku broneerimislepingu teevad ja väikse tasuga selle eest maksavad. Broneerimislepingute puhul muidugi on õigus seda ka tasu tagasi saada. Toetab meid keskmise reaalpalga tõus, Euribor on stabiliseerunud, viimased kuud muutust ei ole olnud, seal 2,0 ja 2,1 vahel on ta kõikunud. Ja laias laastus mõjutavad meil ikka samasugused väliskeskkonnast tulevad tegurid ja üpris kõrge konkurents. Nüüd põgus ülevaade ka meie projektidest. Lisandus siia samast siis lõppu paar uut, mille algusi me ootame seal 29 lõpp 2030. Selge, et see sõltub väga palju sellistest detailplaneeringu menetlemise kiirusest, mis on üpris prognoosimatu. Küll aga me näeme, et teatud muudatusi on linnas tehtud. Kas nad ka jätkuvad uue linnavalitsuse ajal saab näha, aga vähemalt see probleem linnavalitsuse tasandil või avalikkuse sees ka on teravalt rambivalguses ja ehk aitab seda päriselt paremaks teha lahendada. Muude projektide puhul liigume nad ükshaaval läbi kiiresti. Isäära projekt on meil siis kokku 233 kodu ridaelamatuses, 151 kortermajades. Müüa ehitada on veel natuke üle poole, 51%. See on meil tubli tööhune. Et ühed majad valminud, järgmised lähevad ehitusse. Kui turg oleks võib-olla toetavam ja kogu müügimaht turul suurem, siis saaksime ka rohkem teha. Paljud load on juba ette ära võetud, et puhtalt selline nõudluse küsimus. Aga siiamaani on seda jätkunud, et pidevalt projekti tööd hoida ja ehitaja järjest saab liikuda. Tavaliselt sellise 5 ridamaja kaupa ja 3 kortermaja kaupa siiamaani on tehtud. Siin on üks näide ridamajadest ja kortermajadest, mis siis ka esimesed valmis said ja üle antud selle aastast teises kvartalis. Regati projekt, üks meie suurimatest projektidest ja kokku siis 110 korterit esimeses etapis äsja valminud. Esimeses etapis meil on seal müüdud ligi 70%. Üleandmised algasid oktoobris ja 65 täpsemalt. Sõltub natuke, kuidas arvata, kas käibe järgi või ruutmeetrite järgi. 65 ruutmeetrite järgi, käibe järgi natuke rohkem. Ja ootame, et aasta lõpuks on enamus nendest kodudest üle antud. Mõni liigub tehnilistel põhjustel või muudel põhjustel järgmisesse aastasse.
aga valdav enamus loodame see aasta üle. Siin on ka näide võib-olla siis kogukonnaruumist Regati projektis. Klientidele paljudele meeldib on sest ise üritusi teha, joogat, võib-olla enne jooksmist pärast rattasõitu, kergelt venitusi, ka sotsialiseerumiskoht naabritega. Uuslangi projekt. Esimesed majad on valmis, mida on vasakul näha. Järgmise 2 maja ehitus läks töösse, 2 maja ühise parklaga ja veel järgmise 2 maja ehitus on kohe valmis startima, et müügiga alustasime. Sest sellest eelmist etapist on juba üle, ja sellest, mis ehituse läks, sellest on üle poole müügi. Ja veel üks pilt siis nendest samadest majadest. Meie Muumkartoni projekt Berliinis, kokku 24 ühikut, müüdud 17%, pindala järgi mõõdetud. Ehitus algas ja seal üks klientide huvi on kõrge, küll aga võib-olla konkurentsi olukord on natuke raske, et meist paarisaja meetri kaugusel alustas pärast meid ka üks konkurent müügiga, mis osad broneerijad läksid pärast seda sinna, kes leidsid sealt parema. Üldiselt selles piirkonnas oli pigem vähe pakkumist, siis nüüd lisanduv projekt ka veel 80 ühikuga seda pakkumist oluliselt suurendas. Aga ehitus on käimas ja klientide huvi on kõrge, nii et neid, kellega tööd teha on ees küll ja küll. Olemuse projekt Nõmmel. 1/3 on müüdud tänaseks, kokku 12 väikest maja, igas majas 6 korterit. Ehitus algas, ehituspeatöövõtja on Nobe, kellega me enne pole koostööd teinud, aga väga seda koostööd oodanud. Tore, et saime alustada ja ootame selle valmimist järgmise aasta lõpuks. Veel üks pilt siis majadest, 3 terendatud. Firmalise projekt, mis asub siis vahetult tehnikakõrgkooli kõrval, Uus-Maailma kvartalis, 28 korterit, müüdud 1/3 ja oktoobrisse siis sõlmitud leping Filtri ehitusega ja ootame samamoodi valmimist järgmise aasta lõpuks. Kas ka kõik korterid õnnestub järgmise aasta lõppu üle anda päris kindel ei ole, aga valdavus ehitustöödega peaks olema. Meie ühisprojekt oma ehitajaga, oma grupp OÜ-ga, kui täpsemalt olla, oma ehitaja on siis seal teostab ehitustöid, müüdud natuke rohkem kui 25% ja ehitus algas septembris ja selle projekti valmimist me ootame aasta 2027 esimeses kvartalis. Ja seda me ei konsolideeri oma numbrites. Et see on meil 50-50 ja ta ei ole meile konsolideeritud rahates. Juhkent oli 48, ostetud kunagi enam pakkumiselt, vahetult siis, kui koroona algas. Siis oli juba detail päris kaugel, aga sellest hoolimata võttis väga mitu aastat kehtestamiseni jõuda. Nüüdseks see kehtestamine on tehtud, 30 päeva on ka möödunud, keegi ei vaidlustanud seda kehtestamise otsust ja valmistame ette arhitektuurikonkurssi ja koos sellega meie sisemistusprojekti kontseptsiooni. 63 korterit ja 4000 ruuti äripinda ja see äripinna kasutus võib ka olla näiteks selline hostel või apart-hotell või midagi taolist. Klassikalised bürood siin on plaan. Peakorteri teine etapp, vastuvõtmine toimus aastal 2025. Detailplaneeringud siis nüüd menetleme edasi ja loodame saada seda kehtestamist. Raske öelda, millal see võiks toimuda, et seal sisemine menetlus veel käib ja natukene oleme mõjutatud sellest, et linnavalitsus on vahetumas ja nii kaua, kui see vahetusprotsess käib, nii kaua sellised otsused seal väga ei liigu ka. 6 korterimaja, 137 korterit. See on siis vahetult Arsenali keskuse kõrval ja tegelikult natuke sissepääs selle samale kinnistule, kus me siis oma ehitajaga juba koos ehitame ühisprojektide.
selline projekt nagu Kadaka Tabra asub Kadaka tee 88 ja oleme teinud siis aastast 2017 detailplaneeringut. Vastuvõtmine on ära toimunud, kehtestamine on ka päris kaugele jõudnud, need eelnõud on valmis, aga samuti ootame, kuni uus linnavalitsus asub tööle ja uus volikogu ka, siis saab see volikogu kehtestamiseni liikuda. Ja siin on siis eelprojekti projekteerimisega oleme alustanud, kui kehtestamine saab tehtud, siis eelprojekti lõpuni alustamist kohe ehitusloa taotlemist, et on jätkuvalt lootus, et järgmise aasta lõpp saame seda ka ehitama hakata. Nüüd annan sõna edasi Joonasele. Joonas räägib täpsemalt meie numbritest. Ja, tere taas ka minu poolt. Nagu Andero ütles, et siis see kvartal väga palju meil üleandmise ei olnud, 15 asjaõiguslepingut ja seetõttu ka müügitulu natuke peale 5 miljonit eurot, mis siis need kulude struktuuri ja projektide kasumlikkuse juures on seekord selline tase, kus jäime natukene plusspoole peale, et ärikasum suurus 120 000 eurot, puhaskasum 132 000 eurot. Muus osas turustus- ja üldhalduskulud sellises tavapärases tasemes. Võib-olla eelnevatel kvartalitel oli rohkem uute projektide värsket müüki tulekut, mis tõttu siis selle kvartali turustuskulud on mõnevõrra madalamad kui eelnevatel perioodidel. Ja finantsseisundi poole pealt, et eelkõige kvartali jooksul muutused seoses Regati projekti ehitusega, mis suurendasid siis konsolideeritud varade mahu üle 100 miljoni euro. Laenukohustuste maht jõudis siis 62,5 miljoni euroni kvartali lõpus, millest ehituse finantseerimine 25,4 miljonit eurot. Ja omakapitali määr ilma ehituslaenudeta on püsinud siis 25% tasemel. Kui vaadata võib-olla all vasakul visualiseeritud varudest, et siis paljude projektide ehitusse liikumisega siis on loetud ehituse klassifikatsiooni alla meil enamus projekte. Nii palju muidugi täpsustan ära, et see sisaldab ka mitmeetapilisi projekte, kus on ehitus alanud, et see ei tähenda ilmtingimata, et selle mitmeetapilise projekti kogumaht on ehituses, aga lihtsalt, et me oleme lugenud projekti, kus ehitus käib sellesse gruppi. Ja laenukohustuste poole pealt väga olulisi muudatusi ei ole. Eelkõige nagu mainitud, et ehituslaenude maht suurenes veel siis eelkõige Regati ehituse mõjul. Ja kui nüüd vaadata ette, et siis kahes vaates, et üks on lähim vaade nüüd aasta viimane kvartal ja siis võib-olla natuke pikemalt eelkõige 26. Et eks me jätkame nüüd selle kvartali jooksul müüki mitmetes projektides, mis meil ehituses on või ehitusse läksid. Ja läheme kvartalile vastu eelmüügi mahuga 39 miljonit eurot. Ehk siis Regati projektis üleandmistest on siis peamine maht ja koht, kus meil tuleb müügitulu. Kuna see üleandmine on natukene võib-olla jäänud ehituse valmimine esialgu loodetust hilisemaks, et siis ja on võimalik, et mõnede kodude üleandmine lükkub edasi järgmise aasta alguses, et siis vaadates hinnangule peale tundub, et müügitulu 4. kvartalis võiks siis, või kogu aasta peale
kokku võiks kujuneda 45-50 miljonit eurot, et jah, eelkõige tõesti, et see sõltub üleandmise ajastusest. Aga sellest hoolimata selles mahus jätkuvalt on see piisav, et saavutada omakapitali 20% tootluse eesmärk. Aasta alguse omakapitali suurus oli 18 miljonit eurot, et eks see indikeerib sellist minimaalset suurusjärgus 4 miljoni euro suurust puhaskasumit aasta eest. Ja ettevaatavalt, et keskkonnas täna väga olulist muutust me järgmise aasta osas ei näe. Ootame, et järk-järgult olukord siiski paraneb. Projektid, kus me suvel, sügisel, kolmandas kvartalis ja nüüd oktoobris ehitust alustasime, seal on kokku valmimas 205 kodu. Kõigi nende 205 kodu hinnanguline müügimaht üleandmisel on 55 miljonit eurot. Taaskord täna on keeruline prognoosida nii müügitemposid lõpuni välja kui ka üleandmisi. Aga see on selline suurusjärk, mille osas me valdav osa odame järgmise aasta jooksul üle anda. Ja lisaks sellele ka kodud, mis on siis 25 aastal valminud, mida me ei ole 25 aastal üle andnud, mida müüme ja anname siis üle ka jooksvalt järgmise aasta jooksul. Ja niisamuti siis valmistame ette uute varasemate projektide uusi etappe ja uusi projekte, et saaks nendega tulla müüki kui ehitusse. Nii Kadaka-Tapra Juhkatali kui ka ilmselt aasta lõpupoole peakorteri teise etapiga. Ehk et jätkub töö eelkõige 2027. aasta hea tulemuse saavutamise nimel. Ja lõpetuseks veel hinnanguline prognoos ka laenukohustuste dünaamikale. Laenukohustuste tase täna kokku ületas 60 miljonit eurot, aga seoses üleandmistega Regati projektis, mis siis oktoobris algasid, ja nüüd sõltuvalt tõesti, et kuidas see nüüd täpselt läheb, aga ootame ehituslaenude languse toel üldist laenukohustuste saldo vähenemist järgnevatel kvartalitel ja seoses siis alanud ehituste hilisemasse faasi jõudmisega järgmise aasta keskpaigas ja lõpus, siis see on see koht, kus siis indikeerime ette, et võib oodata ehituslaenude saldo tõusmist jälle kõrgemale tasemele. Aga nagu tabelialune kommentaar ütleb, et need prognoosid on väga tundlikud erinevatele teguritele, eelmüükide mahust, müükidest, ehituste algused ja lõpu ajastused. Tänane parim nägemus ja hinnang. Ja sellega lõpetaks esitluse ametliku osa ja annaks võimaluse soovi ja huvi korral küsida küsimusi. Ander alguses tutvustas, siis ekraani all paremas nurgas on need nupud ja kohad, kus on võimalik kirjutada küsimusi. Ja kui soovi küsida küsimusi siin koha peal, siis võib loomulikult alati kirjutada küsimused näiteks emailiga investor@liveni.ee. Webinaril kasutatud esitluse ja videosalvestuse ja transkriptsiooni laeme samuti üles kodulehele investorite alamsektsiooni, kus on tegelikult leitavad ka varasemalt toimunud seminaride materjalid. Aga meie täname
kuulajaid ja järelvaatajaid. Ja kohtume ilmselt 3 kuu pärast, kui anname ülevaate kogu 2025. aasta ja aasta 4. kvartali tulemusest. Suur tänu!